Välisministeeriumi mälusarja Meie inimesed. Seekordne külaline on Aino Lepik-von Vireen, kes on sündinud, kasvanud, koolis käinud Rootsis, kuid kes üsna pea pärast Eesti taasiseseisvumist otsustas oma elu Eestiga siduda päriselt. Tere, Aino! Tere! Kui sa tulid Eestisse päriseks, sa tulid täiesti teistsugusest keskkonnast. Oli sul palju illusioone, oli see hoopis teistsugune maailm sinu jaoks kui see, mida sa ootasid? No, eks paguluses kasvanud ma olin esimest korda, kui ma tulin Eestisse üldse 27-aastane ja eks mingi pilt oli kujunenud, ja pilt oli kujunenud vanemate jutust, mis oli enne sõda, mis oli sõja ajal ja loomulikult jälgisime ka elu okupeeritud Eestis, nii et ma arvan, et enam-vähem mul pilt oli, kuidas Eesti näeb välja peale 50 aastat okupatsiooni, aga loomulikult oli ka üllatusi, sellepärast üks asi on ettekujutus ja teine on tegelikkus. Mis sind kõige rohkem üllatas? Võib-olla, kui ma esimest korda tulin Eestisse, võib-olla oli ikkagi see, et kui hall ja allakäinud ja masendanud linnapilt oli. See võib-olla üllatas, aga samas siis positiivselt üllatas ju, et kõige selle halluse keskel olid inimesed, eestlast täpselt nii, nagu meie olime teisel pool merd. Sa oled kasvanud Rootsis. Mis on sinu inimeseks kasvamise lugu? Sinu keskkond oli ju täiesti teistsugune kui siin. Seda loomulikult ma kasvasin üles Stockholmis, Stockholmi lõuna-eeslinnas, kus elas väga palju teisi pagulaseestlasi ja Stockholmis oli väga aktiivne elu erinevates organisatsioonides, mille tööst me muidugi kõik osa võtsime, nii kultuuri kui poliitilised organisatsioonid ja oli ka Stockholmi Eesti algkool. Siin on pildi peal näha esimene koolipäev, kus on minu klassijuhataja proua Mälk, August Mälgu abikaasa ja tagaplaanil minu vanemad. Ja loomulikult eks kõige rohkem kujundas mind muidugi minu vanemad, kes muidugi õpetasid eesti keelt, mis oli väga tähtis ja samuti ka andsid mulle tugeva ülevaate Eesti kultuurist, poliitikast, vajadusest seista eesti keele, kultuuri ja loota, et tulevikus on Eesti riik. Mis on need põhiväärtused, kui sa mõtled neile, mille sa kodust kaasa said? Põhiväärtused. Ma arvan ikkagi ausus, korrektsus, armastus. Sinu isa Kalju Lepik on tuntud ja tunnustatud luuletaja ja Paul-Eerik Rummo on nimetanud teda kõige rahvuslikumaks luuletajaks. Kas see kõik on mõjutanud ka sind ja sinu mõttelaadi? No arvatavasti meie vanemad ju mõjutavad meid kindlasti ja kindlasti oli mu isa väga rahvuslik luuletaja, aga mitte ainult. Tema luules on palju muud ja ma arvan, see kogu pilt ja humaansus ja ellu suhtumine ja vaata keerulise olukorrale optimism ja lootus, et asjad lähevad paremaks. Sa oled lõpetanud Stockholmi ülikoolis õigusteaduse eriala. Mis on see tegur, mis pani sind valima juristi elukutset? Et üldiselt on ju juristi ametit peetakse suhteliselt kuivaks, kuigi selliseks väga laiahaardeliseks. Et mis oli see tõuge, mis sind seda eriala valima pani? No üldse eestlased paguluses vähesed valisid juura, kuna mindi õppima rohkem niisuguseid elukutseid nagu insener, arst, hambaarst ja kuna juura on alati seotud väga selgelt selle riigi ja keelega ja minu isa ka arvas, et see pole nüüd küll hea mõte, et jumal teab, mis elu toob. Ja miks tal selline mõte tekkis? Noh, et inimest
kolivad ja need, kes olid Eesti ajal juristid või põgenesid, ega nad siis enam juristina naljalt tööd ei saanud. Ja eks tal natuke õigus oligi, ma kolisingi. Aga miks juura? Sellepärast, et kui sa oled huvitatud ühiskonnast, poliitikast, siis on see loomulik valik. Ja ega siis juura nii kuiv ka ei ole. No jah, eks see on selline ilu on vaataja silmades, ütleme nii. Et sa oled tõesti öelnud, et oled eluaeg tundnud huvi poliitilise ja õiguskorra vastu, poliitilise süsteemi ja õiguskorra vastu. Sinust sai kohtuminister eksiilvalitsuses. Kuidas see juhtus? Ja vaat siin ongi pilt eksiilvalitsusest ja seal keskel istub Heinrich Mark. Ja just tema kutsuski mind sinna eksiilvalitsusse ja eksiilvalitsuse kohta võib nii palju ütelda, et ega ta ei olnud nagu valitsus, nagu harilik valitsus, vaid tegemist oli ikkagi sümboolikaga, et näidata, et Eestis vaatamata kõigele on ikkagi õiguslik järjepidevus ja eksiilvalitsus symboliseeris seda ja tegutseti märgukirjade saatmisega ja Eesti olukorra teadvustamisega laiemale maailmale. See oli see mõte. Kas neid märgukirju saates saite kunagi ka mingit tagasisidet? Kuidas kunagi. Aga eks see oli pikalt peeti vastu ja see lõppes kõik väga, väga ilusti, sellepärast Heinrich Mark, kes muuhulgas ise kandideeris 40, ta oli Tõnissonile lähedane. Muidugi need valimised, kandidaadid keelati ära. Ja temal oli see võimalus siis Eestis Riigikogus ilusti esineda ja lõpetada sellega ka eksiilvalitsuse tegevuse. Meil on üks väike intervjuu jupp 1992. aastal Endel Haasmaa intervjueeris sind ja hea meelega vaataks korra seda intervjuu juppi, et see on selline päris tore märk tollest ajast. Püsinud paguluses, kuna Eesti Vabariik on maailma teaduses alati eksisteerinud ka peale Nõukogude okupatsiooni ja eksiilvalitsus on katsunud esindada Eesti Vabariiki, lootes, et eksiilvalitsus püsib nii kaua, kui Eesti rahvas saab jälle kodumaal vabalt oma tahet avaldada ja valida uue parlamendi ja valitsuse. Mitte praegu ei ole ju üldse Eestis võimuorganid, mis oleks demokraatlikus korras valitud. Ja mis praegu Eestis oluline on, et valitakse uus parlament ja et seda valivad ainult Eesti kodanikud ja mitte keegi teine. Ülemnõukogud on valinud ka teised kui Eesti kodanikud. Kuldsed sõnad. Ütleks, et nii see ju õnneks ka läks, et Eesti parlamenti valivad Eesti kodanikud. Kui sa tööle Eestisse tulid, siis kuidas erines Eesti ja Rootsi õigusruum või kuidas see Eesti õigusruum üldse tollal välja nägi? Väga segane. Sellepärast loomulikult, kui minna üle Nõukogude Liidu koosseisus olnud vabariigist demokraatlikku iseseisvasse riiki, siis ei saa ju seadusi ja õigusakti üle kanda üks ühele. Teatud erandid midagi ikkagi kehtis, midagi reguleeris, aga kõik tuli alustada sisuliselt ikkagi otsast peale. Nullist alustasite. Ja selle tõttu oli loomulikult pidi kiiresti kirjutama erinevaid seadusi ja ka rakendusakte ja loomulikult eks selle all alguses kannatas ka kvaliteet, aga oluline tollal ei olnud mitte see, vaid oluline, et üldse suuta reguleerida kõige olulisemad alad. Põhiseadus oli paigas ja siis sellest pidi edasi minema. Ma siinkohal tahaks tegelikult näidata sulle veel ühte teist juppi, mis on samast intervjuust, Endel Haasmaa intervjuust 1992, aga seal on väga kenasti sõnastatud sul selline visioon, milline Eesti võiks olla. Ma olen veendunud ja ma usun kindlalt, et Eestist saab demokraatlik
ilus riik, kus on kõikidel Eesti kodanikel ja ka teistel hea elada. Aga see nõuab, et Eesti rahvas saab ise vabalt oma tahet avaldada ja ise otsustada oma riigi küsimustes. Siit ma küsikski edasi, et kas sul vahel on tulnud ka selline tunne, vaadates nendele aastatele tagasi ja mõeldes praegusele olukorrale, et miks ma kõike seda tegin, miks ma siia tulin? Ei, no ma olen mõtlenud, muidugi ma olen mõtlenud, jumal tänatud, et ma siia tulin. Ma ei kujuta ette, mida ma oleks eestlasena peale hakanud Rootsis, sellepärast, et minu suur soov oli elada Eestis ja siin tööd teha ja olla osa riigi ülesehitamisest ja seda ma olen ju jumal tänatud saanud kõik need aastad teha. Sa tulidki 1993. aastal Eestisse ja sa tulid valitsuse nõunikuks, peaministriks oli noor ja missioonitundeline Mart Laar ja tema kutsus sind. Kuidas teadis tema sind kutsuda? Mina nägin Mart Laari esimest korda Estol Austraalias Melbourne'is ja seal me siis rõõmsalt sattusime juttu ajama ja eks siis selgus, et meil oli paljuski mitmes poliitilises küsimuses sarnased vaated ja eks me siis hiljem kohtusime Rootsis ja siis ta kutsus mind õigusnõunikuks oma esimese valitsuse juurde. Ja siin ongi pilt siis tollases peaministri büroost. Aga sa olid noor ja hakkamist täis. Kuidas sulle tundus olla tööl valitsuse nõunikuna uues täiesti üles ehitatavas süsteemis? Et kuidas sinu igapäevaelu välja nägi? Põnev. Ega neid aegu ei tule tagasi ja iga päev oli suur seiklus. Ja tuli ju väga mõelda niiviisi loovalt. Ei olnud ühtegi reeglit. Mõnikord ei olnud ka teadmisi, kellegil tuli leida lahendusi ja mõelda kaugele ja suurelt ja vahest ka natuke hullult. No too mõni näide, mõni selline kaugelt ja suurelt ja hullult mõtlemise kohta. No ma arvan, et neid näiteid võis ju olla tegelikult iga päev, kuna mitte midagi ei olnud ees. No näiteks mina sain ülesanne reguleerida Eestis viibivate välismaalaste siin viibimist. Üks päev tuli mõte, et meil on vaja välismaalaste passi, no siis tuli see, nagu öeldud, joonistada. Ma ei ole elus varem ega hiljem mingit passi kujundid loonud. Kas sa ise joonistasid? No muidugi ma võtsin eeskuju ja lõpuks läks see loomulikult siis tollal ka käibesse. Et see on üks näide üks hullust asjast, mida ei tule ette. Aga jah, vaevalt seda teist korda sul ette tuleb. Loodetavasti ei tule, aga iseenesest väga tore seik ju, et sa oled joonistanud põhimõtteliselt Eesti passi. Välismaalaste passi oli. Või välismaalaste passi, jah, vabandust. Et sa oled olnudki süvitsi kodakondsusseaduse, välismaalaste seaduse loomise juures koos vara lahkunud Mart Nutiga. Et see ei läinud ju kõik sugugi sellise lepse reega. Et mis olid need põhilised takistused või sellised ette tulnud raskused? Raskused olid põhiliselt see, et ühiskonnas oli ju erinevaid nägemusi. Kes on kodanik, kes on välismaalasi ja kuidas seda üldse reguleerida. Iseenesest oli kodakondsusseadus kehtis ja sealt sai ju selgeks, kes on kodanik. Siis oli vaidlus, et kuidas saada kodanikuks, kas seda tuleb lihtsustada ja kõik need 100 000 inimesed, kes ei olnud kodanikud, mis nendest saab ja siin oli meil ju ainult loomulik lahendus, et nagu teisteski riikides, et tuleb taotleda elamisluba. Aga muidugi takistus oli poliitiline, ega selles suhtes ei olnud täiesti ühine arusaam Riigikogus. No valitsuse seisukoht oli selge ja lõpuks võeti see ka vastu nii. Teiseks oli igasugused rahvusvaheliste organisatsioonide hirmud, et nüüd tehakse
siin elavatele välismaalaste liiga, jumal teab, mis nendest saab, saadetakse välja. See muidugi ei olnud ju üldse reaalne plaan, vaid kava oli ikkagi see, et õiguslikult reguleerida olukorda. Ja see saigi lõpuks vaatamata kõikidele hädadele tehtud. Ja meil oli ju siin nii-öelda suurepärane Max van der Stoel, kes käis ja kogu aeg õpetas, kuidas teha ja mida teha, et kuidas te tema selliseid näpunäiteid või ütlemisi võtsite? No tal oli tõesti palju näpunäiteid ja eks osa tema näpunäidetest olid ka õiged meie hinnangul ja need viidi ka sinna seadusse sisse, et mis tegi, et see läks ju paremaks. Mõned olid võib-olla tema poliitilist ideoloogiast tingitud õpetused, mis ei ühtinud Eesti valitsuse ja Riigikogu omaga ja neid ei arvestatud, aga see dialoog meil temaga käis pikalt ja lõpuks lõppes see ilusti. Kui sa praegu neile seadustele tagasi vaatad ja sellele seadusloomele, kas on midagi, mida oleks pidanud teistmoodi tegema või on midagi, mis on väga hästi tehtud? No kui vaadata, siis ta oli ju muidugi selles mõttes algeline ja neid seadusi, eriti välismaalaste seadus on väga palju muudetud ja põhjusega, no kuna elu on edasi läinud, me oleme Euroopa Liidus ja nii edasi. Aga need põhilised põhimõtted on siiamaani kehtivad ja õiged. Et midagi põhimõtteliselt muuta, midagi ei ole vaja? Ei, no eks seadusi tuleb alati muuta, seepärast, et elu läheb edasi, tulevad uued tingimused ja alati saab midagi parandada, ega perfektset seadusandlust ei ole olemas. Elu muutub loomulikult ja kõik areneb, nii ka seadused. Sa olid valitsuse nõunik umbkaudu aasta ja siis otsustasid liituda välisteenistusega, et miks ja millest selline otsus ja kuidas see välisteenistuse töö sulle sobis toona? No ma olin sisuliselt seal kuni esimese Laari valitsuse lõpuni ja siis Jüri Luik kutsus mind Välisministeeriumi ja ma tegelesin inimõigustega, mis tollal, see oli siis juriidilises osakonnas, mis tollal tähendas sisuliselt igasuguste Venemaa süüdistuse tõrjumises, kuna siis oli see süüdistuste laviin, et me rikume siin venelaste inimõigusi ja jumal teab mida. Ja sellega tuli tegeleda, aga samas tuli ju ka muidugi rahvusvahelistes organisatsioonides, tollal oli see Euroopa Nõukogu paljuski seletada meie olukorda ja seisukohti. Sa oledki väga palju olnud seotud just inimõiguste teemadega, et kas see on selline sinu südame küsimus või sinu selline üks põhiteemasid, millele sa tahad keskenduda ja millele sa oledki keskendunud? No tollal ma tegelesin inimõigustega ja nüüd on saatus mind toonud jälle nendele lähemale Välisministeeriumisse. Loomulikult see on üks väga oluline küsimus ja mida me iga demokraatlik riik peab teadvustama, et midagi ei tule iseenesest. See, et sul on õigusriik ja demokraatlik kord ei tähenda, et kõik inimõigused on alati kaitstud vastavalt seadustele ja välislepingutele. Ei ole, vaid pidevalt nende õigusaktide rakendamisel tuleb ju ka neid korrektselt täita ja ega ükski riik seda alati korrektselt ei tee ja selleks ongi meil olemas ka inimõiguste kohus, kes seda hindab. Kas on mõni riik, kes kõiki neid korrektselt täidab, kõiki neid seadusi? Seda ma küll ei usu. Aga demokraatliku riigi võlu ongi see, et seda tunnistatakse ja üritatakse vigu parandada. Nii nagu me Eestis teeme. Sa läksid varsti taas Toompeale ja liitusid Mart Laari teise valitsuse kabinetiga, et kuidas läksid riigisekretäriks, et kuidas see lugu juhtus, et kas taas Laar kutsus? Ja kutsus riigisekretäriks, jah, kuna see koht oli ka ootamatult vabaks jäänud ja no see oli
mõnes mõttes väga suur väljakutse. Esiteks muidugi riigisekretäri ülesanne on vastutada selle eest, et valitsusistungid toimuvad korrektselt ja need materjalid on sinna korrektselt ja esitatud ja et istung saab läbi viidud. Aga seal oli ka palju muid asju, mis oli veel pärand nõukogude ajast, näiteks autobaas, mis tuli likvideerida, Keila-Joala suvilate kompleks ja muid niisuguseid praktilisi ja keerulisi ja küsimusi. Mis te tegite selle autobaasiga? No lõpuks see autod müüdi maha. Ja kuhu raha läks? No ikka riigikassasse, kuhu mujale. Ja mis sai nendest Keila-Joa suvilatest? Need läksid ka müüki. Nii et kõik sellised nõukogude aegsed nomenklatuuri teemad võtsite laualt maha. Ja tollal, mis nagu ütleme positiivsel poolel oli näiteks arhiivid, Eesti riigi arhiivid olid ka riigi kantselei juures ja noh, see oli ka üks väga suur väljakutse, kuna arhiivihooned olid väga hullus olukorras ja tuli leida investeeringuid, et garanteerida, et arhiivid saaksid olla turvalises hoidlates. No Rahvusarhiiv on vist praegugi sellises olukorras, kus remonditakse neid hooneid ja loodetavasti saavad kõik jälle kenasti kokku. No areng on olnud väga hea ja ma ütleks, et Eesti arhiivid on praegu ikkagi väga heas olukorras. Kindlasti on veel arenguruumi. Arenguruumi on alati. Aga me põikame natuke siia-sinna pärast sellist riigisekretäri tööd läksid sa hoopis saadikuks Portugali. Ja see on selline riik Eestist vaadatuna, kus me arvame, et seal on selline lõunamaine temperament või selline rahulikkus samas ja et nad toimetavad rahulikult, ajavad oma asja. Samas me oleme näinud, kus nad on tegelikult maailmas 8. kohal näiteks samasooliste abielu registreerimiste koha pealt, surmanuhtluse kaotas Portugal juba 150 aastat tagasi, et nad on olnud väga edumeelsed. Kas meil on õigusruumi koha pealt neilt midagi üle võtta? No ma ei oska kommenteerida Portugali õigusruumi nii, et ma sellele küsimuse tõesti ei oska vastata. Aga Portugalis saadikuks olemine oli väga huvitav, meeldiv. Siin pildi peal ei ole küll nüüd Portugal, see on lihtsalt üks näide, mis Portugalist, kus me sõlmisime Ida-Timuriga diplomaatilised suhted. Nii et niisuke väike seik, aga üldiselt oli see huvitav ja väga õpetlik aeg. Portugalil on ka palju suhteid mitmete Aafrika riikidega ja loomulikult Brasiiliaga ja see on kahtlemata koht, kus ka meil on midagi õppida. Kui palju Portugalis Eestist teati, et me ikkagi tõepoolest vaatame ju sinna lõuna poole, et ega meie väga palju ei tea Portugalist ja vaevalt Portugalist teatakse väga palju Eestist? Ei no, mis meid loomulikult ühendab, on ju Euroopa Liidus olemine ja kui mina olin seal, siis me saimegi Euroopa Liitu ja seda tähistati seal ka uhkelt. Et eks ma arvan, meie põhilised kokkupuutepunktid ongi Euroopa Liidu kontekstis ja loomulikult ka NATO. Mis sind Portugalis olles üllatas? Ma ei teagi, kas mind nii väga midagi üllatus, sellepärast, et ma arvan, et ma olin ettevalmistunud ja oskasin ette kujutada seda, mis kultuuriruumis ja poliitilises kontekstis ma pidin töötama. Portugalist tagasi tulles tulid sa nii-öelda peamajja ja oled olnud juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler, enne seda ka peadirektor, et jälle ikka ja need juriidilised ja konsulaarküsimused ja samal ajal olid sa ka suursaadik Iisraelis. Tõsi, mitte resideeruv suursaadik, aga Tallinnas olev suursaadik. Et kuidas
kuidas sul need tööd kokku klappisid, et olla samal ajal, olla suursaadik Iisraelis ja teha seda äärmiselt vastutusrikast konsulaari ja juriidilise asekantsleri tööd? No eks muidugi see on keeruline, üldse võib öelda, et olla mitte resideeruv saadik on keeruline. Selles mõttes, et see reisimine koha peal, seal orienteerumine, kontaktide loomine on ju palju-palju keerulisem kui siis, kui meil on koha peal saatkond. Ja tollal ülesannete hulka kuulus meil, et leidagi saatkonna ruumid ja lõpuks siis saatkond avati ja tollal töötasid seal koos minuga. Enne oli Linda Kolk ja Karmen Laus oli ja Marin Mõttus oli seal ja meil olid seal väga huvitavad ajad. Ega see kinnisvara otsimine ei ole lihtne teema. Ja loomulikult Lähis-Ida küsimused on ju ka. Sellega võib lõputult tegeleda, aga ikkagi lõpuni ei mõista. See on jah, üks selline teema vist, mis ei lõpe kunagi ja millesse võib väga süvitsi minna, aga tõepoolest kõike hoomata ei jõua ja ei jaksa. Et mõeldes sinu juriidilise ja konsulaari asekantsleri tööle, et sind on peetud väga tõsiseks ja väga konkreetseks, samas väga korrektseks inimeseks. Kas see vastab tõele? No muidugi vastab. Kas sa nalja ei armasta? No natuke armastan. Aga oled muidugi väga tõsine? Ma teen nalja. Aga üks ei välista teist. Võib teha nalja, aga siis, kui on vaja, peab olema korrektne. Üks ei välista üldse teist. Kas sa käid oma inimestel niimoodi järge pidamas, et kas kõik saab korrektselt tehtud? No ikka peab korrektselt asju tegema. Ma ei tea, kas see kõikidele meeldib ja võib-olla sealt tulebki see arusaam. Aga töö peab alati korrektselt olema tehtud ja siis on palju võimalusi nalja teha. Nõus. Ja seda me teemegi vahetevahel. Sealt edasi viis teekond sind hoopis Londonisse. Kuidas mõjus London tollal, see oli Brexiti-eelne aeg ja hakkas toimuma ka Brexiti kampaania. Et kuidas seda Londonist koha peal tajuda oli? No alguses, kui mina olin seal, siis Brexitist ei olnud eriti juttu. See oli alles enne, kui ma hakkasin ära tulema, siis Cameron pidas oma kõne ja siis tuli see päevakorrale. Ja tollal ka keegi ei arvanud, et Brexit tuleb. See oli rohkem mõeldud kui, et konservatiivse erakonna erimeelsusi kuidagi klapitada ja saada punkti sellele küsimusele. Nii et tollal, kui mina veel seal olin, siis keegi seda ei uskunud, et see tuleb. Huvitav, kas Cameron ise uskus, et see läbi läheb? Või see oli poliitiline mäng? No mina arvan, see oli poliitiline käik, aga ega mina ju tema pähe ei näinud. Kuivõrd olid suhted tihedad Eesti kogukonnaga, sest Inglismaal on päris palju eestlasi elamas, et milline oli see suhe nendega? Suhe oli hea, seal oli ju see kogukond, kes oli tulnud pärast sõda ja nende järil tulijad ja siis see uus kogukond, kes oli viimastel aastatel tulnud. Ja ma ütleks, et me saime väga hästi läbi nendega ja saatkond võttis osa erinevatest tegevustest ja me korraldasime ka Eesti organisatsioonidele ümarlaudu ja kus kõik saaksid kokku ja ühiselt korraldasid siis kõik organisatsioonid Londonis ka vabariigi aastapäeva ja nii, et seal niisuguseid lahkhelisid oli meie katse kõik niisugused võimalikud asjad kõrvale hoida ja ma ütleks, see õnnestus ka hästi. Nii et nad olid saatkonnale suureks toeks ja abiks, kui oli teinekord vaja ka mingeid saatkonnale olulisi asju ajada? No põhiliselt oli see, meie kontaktid olid ikkagi, üks asi oli konsulaarteemad, aga teine asi olid ikkagi kultuuriüritused ja nagu öeldud, vabariigi aastapäevad ja jaanipäevad, seda laadi kokkupuutepunktid olid meil põhiliselt.
Mida sa Londoni aegadest kõige meelsamini meenutad? No ega London on ju kahtlemata poliitiliselt väga huvitav koht, kus alati midagi toimub. Toimusid ka palju visiite ja eks see oli muidugi väljakutse, aga kui nüüd, mida ma nüüd meenutan, ma meenutan kahtlemata seda, et meil oli väga tore seltskond saatkonnas inimestega, kes seal töötasid tollal, meil oli väga tore koos olla. Sa olid Londonis juba kogenud diplomaat ja Inglismaa on, Suurbritannia teatavasti on üsna pikkade traditsioonidega, väga kindlate selliste kommetega selles vallas. Kas midagi oli sellist, mis sind üllatas? No ma arvan, et selge on, nagu sa nimetasid, pikad traditsioonid ja kombed ja need tulid loomulikult ära õppida. Ka kui volikirjade üleandmisel kuningannale, siis enne tehti väikene väljaõppe, kuidas kõndida, mida ütelda ja nii edasi. Ja loomulikult, eks iga diplomaat sinna riiki, kui ta läheb, peab ju arvestama kommetega ja neid korrektselt jälgima. Kirjelda natukene seda volikirjade üleandmist Inglise õukonnas selles mõttes, et mäletan, kui Carignani andis Luksemburgis üle oma volikirjad ja enne seda tehti ka väga põhjalik selline briefing, et mida, kuidas, kuhu, millal, et räägi natuke sellest. Jah, no see oli saatkonna said osa võtta, ma arvan, kas 4-5 diplomaati sellest ja siis ka minu abikaasa ja siis saatkonna juures toodi siis uhkes niisuguses tõllas, viidi meid siis Buckingham Palace'i juurde ja seal oli siis selge kord, kuidas kõigepealt siis lubati minul minna tuppa ja siis läheneda kuningannale, me ei istunud, me seisime püsti ja siis oli ette määratud mitu sammu ja kuidas tervitada ja siis oli lühem vestlus ja peale seda siis sain ma tutvustada oma abikaasat ja kolleege. Et see oli formaalne, aga väga meeldiv ja sõbralik olemine. Sa olid Londonis 4 pikka aastat, et mis on kõige sellisem meeldivam kohtumine või üritus või sündmus, mis on sulle südamesse jäänud? No neid oli palju, aga sellel ajal toimusid ka olümpiamängud ja see ei olnud ju muidugi mitte lihtsamate killast. Põnev oli, lõbus oli, tore oli ja paraolümpia oli ka veel ja muidugi tore oli jälgida neid spordivõistlusi, aga muidugi organisatoorselt oli see väga keeruline, kuna olümpial käisid nii president, peaminister, mitmed ministrid, loomulikult olümpiakomitee, meie oma tegelased, nii et see oli 2 väga pikka nädalat. Väga põhjalikku ettevalmistust. Väga põhjalik ettevalmistus. Suurbritannia on nüüd juba pikka aega Euroopa Liidust väljas. Aga meil on olnud väga palju ühiseid teemasid ja nad on olnud meil väga head toetajad. Kuidas praegu need suhted on või kuidas sulle praegu tundub, kui palju on Suurbritannia meie tegemistega kursis, hõivatud, seotud? No ma arvan, et igasuguse julgeolekualadel teemadel, ka juba siis, kui mina olin seal, meie koostöö on tihe ja see kaitsealaste koostöö jätkub ja see on muidugi väga oluline. Muidugi kurb on, et nad ei ole enam Brüsselis laua ääres, aga midagi pole teha. See oli nende otsus. Ja ma, nii palju kui mina jälgin siis meie saatkonna tegevusil Londonis, siis mulle tundub, et seal on väga tihe tegevus ka ärivaldkonnas. Sa Londonist tagasi tulles peamajja
Sinust sai Euroopa osakonna peadirektor. Nendel osakondadel on tihtipeale erinevaid nimetusi, struktuurireform on üks pidev saatja meil Välisministeeriumis, aga sellele vaatamata olid sa pikka aega Euroopa osakonna peadirektor ja tegelesid kõigi nende esile tulevate probleemidega, mis aastal näiteks 2015 oli suur migratsioonikriis. Ja kui sellele mõelda takkajärgi, kas Euroopa oli toona natukene liiga sinisilmne, võttes vastu kõik migrandid ja samas kas Euroopa on liiga sinisilmne ka Venemaa suhtes olnud, et kas see selline läänelik demokraatia ongi natukene läbi oma demokraatia prillide vaatamine? No ma arvan, et mina kuulun küll nende hulka, kes lääne demokraatiat kiidab ja hindab, aga ega mitte midagi ka meie, ma loodan kuulume sinna hulka ja ega ei ole kunagi ühtegi riiki või ajaperioodi, kus ei tehta vigu või mida võiks teha paremini, loomulikult võiks. Ja tollal, kui ma seal olid, siis üks meie suuremaid väljakutsed oli loomulikult, me olime eesistujad. Ja sellega seoses oli muidugi palju tööd, aga mis puudutab nüüd seda suurt migratsioonikriisi, siis ma arvan, et see tuli paljudele üllatusena ja ehmatusena ja alguses ehk ei osatud sellele kuidagi läheneda. Ja teiseks erinevates Euroopa riikides olid väga erinevad suhtumised, et kui palju võtta vastu, keda võtta vastu ja no, ma arvan, et me õppisime sellest väga palju ja nüüd see rändepoliitika Euroopa Liidus võib-olla on rohkem läbimõeldud ja realistlik, et see oli üks vajalik õppetund, seda võib ka nii näha. Alati on kõik asjad, mis juhtuvad, igas asjas on ka mingi väike õppetund olemas, on ju? Jah, ja seda sama võib ka öelda, noh, see on loomulik, et normaalsed lääne demokraatiad loodavad, et Venemaal on positiivne areng. Kes meist ei tahaks näha Venemaal positiivseid arenguid? Ainult, et ka siin me oleme vist saanud selle õppetunni nüüd Vene agressiooniga Ukrainas. Mitmed riigid on võib-olla aru saanud, et need lootused ja see liigne optimism oli võib-olla liiga suur. Võib-olla oleks olnud parem, kui oleks mitmed Euroopa riigid seda juba palju varem mõistnud. Aga ehk oleme me siingi natuke targemad Euroopas. Eks nende puhul on ju ikkagi ka see, et kogemused on riikidel erinevad, taust on erinev ja eks sealt tuleb ka see erinev arusaam ja erinev suhtumine paljudesse asjadesse. Aga kui mõelda nüüd sellele, et sinu järgmine lähetus oli Dublinis ja millegipärast eestlased tunnevad iirlastega sellist mõningast hingesugulust või kuidagi tundub, et on selliseid sarnaseid iseloomujooni, et mis sa arvad, kas see vastab tõele, kui sa mõtled oma 4 aastale seal? Ma ei tea, see on üks niisugune huvitav joon paljude eestlaste juures, et me arvame, et kunagi midagi romantilist ja ilusat ja rahvamuusika ja see on väga tore, et meil niisugune tunne on. Aga ma ei tea, kas meil tegelikult nagu nii palju, ütleme, rahva olemuse on ühisjooni, võib-olla on, ma ei oska seda hinnata. Muuseas, Mart Nutt, kellest me enne rääkisime, on kirjutanud ühe lühiessee selle kohta väga huvitavalt, kus ta võrdleb Eesti-Iirimaa ajalugu ja jõuab tulemuseni, et see võib-olla ei ole nii ühine või sarnane. Aga muidugi, mis meil ühist on jällegi, me oleme väga sarnastel seisukohtadel Euroopa Liidus ja meie kahepoolsed suhted on väga head. Ja see on ju see, mis on lõpuks kõige olulisem. Ja muidugi, ega iiri rahva muusika on fantastiline. Kas iirilastel on olnud Eesti seisukohti lihtsam selgitada kui näiteks Portugalis või Londonis? No eks need ole väga erinevad riigid ja no tänu sellele, et me kõik tollal vähemalt kuulusime Euroopa Liitu, siis oli nende välisministeeriumi inimestel muidugi kaunis selge pilt meie seisukohtadest ja paljudeski küsimustes me oleme ju samameelsed. Oleneb ju küsimusest natuke, mis oli lihtsam seletada
mis mitte oleneb valdkonnast, ma ütleks. Kuidas on sinu pere sinu rännakutega kohanenud, et diplomaatide puhul on ikkagi tihtipeale see, et lähetusse mineva diplomaadi abikaasa peab oma tööst loobuma või oma elukorraldust täiesti muutma. Et kuidas su pere on kohanenud nende rännakutega? No ma ütleks, et hästi. Minu abikaasa on õnneks saanud alati kaasa tulla ja kuna tema on palju tõlkinud ja siis ta ei ole olnud nii otseselt seotud ühegi töökohaga Eestis ja lapsed on käinud koolis. Muidugi see lastel, ma arvan, on kõige raskem jätta sõbrad maha ja kohaneda uute sõpradega. See ei ole lihtne mitte kellelgi. Aga sa oled, nagu juba jutuks oli, et luuletaja Kalju Lepiku tütar. Kas sul on ka sahtlis mõni luulemärkmik või mõned sellised luuleread? Oi, seda armastatakse minu käest küsida ja vastus on ei, ma ei luuleta. Jumal hoidku selle eest, et veel üks halb luuletaja tuleks kuskile esile. Ei. Ma loen heade luuletajate sa pole kunagi ühtegi luulerida kirjutanud? Ei. See tundub küll täiesti ootamatu, sellepärast, et kodune õhkkond oleks seda ju igati soosinud. Oleks küll, aga peab ju hindama oma võimed. Sul on lastel väga toredad Eesti nimed, Illimar ja Mari. Kas Illimar tuleb Friedebert Tuglase väikesest Illimarist? Võib-olla kaudselt ikka tuleb. Tollal ma ei tea, kas ma seda nii täpselt mõtlesin, aga ega ma siis seda ise välja ei mõtlenud, vaid see kindlasti tuli see sealt. Ma kaalusin ka nimeks panna Ilmar, aga ma mõtlesin, ma tunnen nii mitmeid ilma, et Illimar on kuidagi vähem tavaline. Kas sinu lastest ei ole keegi tahtnud diplomaadi ametit valida? Siiani ei ole, aga minu poeg töötab praegu küll kultuuriministeeriumi kaudu Stockholmi saatkonnas kultuuriatašeena. Nii et geenid ikkagi loevad? Loevad. Ja kodune kasvatus? Ja minu tütar töötab praegu koha pealt palgatuna Taani saatkonnas Tallinnas. Nii et kõik jääb perekonda, nagu öeldakse. Mis on sinu jaoks üldse diplomaadi töö võlu ja valu, kui üldse nii saab küsida, et kas see on lihtsalt üks kulgemine ühest hetkest teise, on seal selliseid raskeid hetki, on seal rõõmu? Mis see võlu ja valu on? No, ma arvan, et see on nagu iga ameti puhul on alati võlu ja valu. Selles mõttes, et see võlu on ju kahtlemata see, et on võimalus jälgida välispoliitikat, sellest mitte ainult jälgida, vaid ka ise seda kujundada, olla osa sellest, katsuda seda mõista ja samas siis esindada Eesti riiki. Ja juba see on üks keeruline ülesanne, kuidas seda teha. Ja siis muidugi, mis rõõm on ju, et välisministeeriumis töötab väga palju meeldivaid ja tarku inimesi, kellega on lust koos asju arutada. Mis on sinu jaoks diplomaadi töös kõige olulisem? No kõige olulisem on loomulikult see, et iga hetk seista Eesti riigi huvide eest ja esindada Eesti riiki. Ja muidugi see on selge tagamaks meie püsimist ja kaitsta meie huvi. See on kõige olulisem. Ja teine küsimus on, kuidas seda alati saavutada ja mis on õiged valikud ja see ei ole alati lihtne. Ja kui sa võtaksid kokku, mis on need põhilised iseloomuomadused, mis peaksid ühel diplomaadil olema? No ma arvan ikkagi uudishimu, avatus, soov teiste inimestega suhelda, analüüsivõime muidugi, poliitiline instinkt. Kas sul on poliitiline instinkt olemas? Tea, seda on raske mõelda, aga mingi instinkt ikka ma loodan, et on ju. Ma olen 30 aastat kuidagi üle elanud nii sisepoliitikas kui välisministeeriumis. Kas nende 30 aasta jooksul on sul olnud ka mõni väga raske hetk sinu enda jaoks? No ikka on.
no 90ndate alguses oli väga raske, sellepärast et oli ju ebaselge, mis saab üldse Eesti riigi tulevikus selles mõttes, et Vene väed olid sees ja neid hädasid suhetes Venemaaga oli väga palju. Ja see oli muidugi, kui tagantjärgi vaadates, siis on see ime, et me nii hästi selle üle elasime ja siis veel väga kiiresti saime nii NATO-sse kui Euroopa Liitu. Eks seal oli palju ebakindlust ja segadust ja see oli minu meelest võib-olla kõige raskem. Hiljem on see ju läinud lihtsamalt. Nii et tegelikult me peame olema väga tänulikud 90ndate alguse sellisele, nagu sa alguses ütlesid, hullusele ja suurelt mõtlemisele, et see on see, mis on meile väga palju head toonud ja mis on meid aidanud. Ja ma arvan küll, et õnneks Eesti parlamendi koosseis ja valitsus peale valimisi seal 92 oli julge ja võttis selge kursi lääne suunas, turumajanduse suunas. Ja kui me seda ei oleks teinud, siis oleks meil, ma arvan, praegu palju-palju hullem olukord. See päästis meid. Nii et selle toreda positiivse joonega me võimegi tänase vestluse lõpetada, et meil on tegelikult hästi läinud. Loomulikult, ülihästi. Aitäh, Aino!